Tere, mu armas eheda energiaotsija! Täna ma räägin sulle sellest, mis on Nutritional Balancing programm. Ehk oled sa juba vaadanud minu videoid juukseanalüüside kohta ning tead seda, et ma kasutan eluenergia suurendamiseks, elujõu suurendamiseks juukseanalüüse, sest juustes on peidus kõik need saladused selle kohta, mida meie keha tegelikult vajab. Kui juukseanalüüsidega alustati 70. aastatel pihta, siis vaadati neid mineraalaineid ja mõeldi, et kui mingit asja on liiga vähe ja teist on liiga palju, siis äkki me saaksime kuidagi neid tasakaalustada, nii et inimesel oleks hea olla. Aga üsna kiiresti sai selgeks see, et kui midagi on palju ja me seda juurde ei anna ja midagi on hästi vähe ja me seda kõvasti sisse võtame, siis läheb olukord tõenäoliselt veel hoopis hullemaks. Ja selle mõistatuse lahendamine, miks need asjad nii on, anti silmapaistvale teadlasele Paul Eckile, kes töötaski välja selle, millest tänaseks päevaks on saanud Nutritional Balancing, ehk siis toitainetega tasakaalustamine. Juukseanalüüs mõõdab mineraalaineid kehas, aga mitte nende kogust, vaid hoopis seda, kuidas keha stressile reageerides neid mineraalaineid kasutab. Paul Eck leidis 120 000 inimese põhjal, et teatavate näitude juures, teatavate mineraalainete näitude juures on inimene täiesti terve, ta pulbitseb energiast, ta on niivõrd elujõuline, julge, elab täiel rinnal, teostab oma unistusi, on põhimõtteliselt peaaegu et üliinimene. Tema mõtles ka välja viisid, kuidas jõuda sinnani, et saaks iga inimese viia sinna ideaaltasemeteni. Tema omal ajal kasutas selleks esiteks toitumist ja teiseks lisandeid, kuid tänaseks päevaks on inimeste ja keskkonna olukord niivõrd palju muutunud, et Nutritional Balancing programme on tulnud päris põhjalikult uuendada ja sinna juurde uusi osasid panna. Ja seetõttu ongi Nutritional Balancingi aluseks tänasel päeval toitumine, selle toetamiseks on lisandid, aga kolmandaks me anname ka hästi palju elustiili nõuandeid, sellepärast et ilma oma elustiili kaudu oma elu korrigeerimata on päris keeruline jõuda sinna, kuhu me tahaksime jõuda. Ning neljandaks väga oluline faktor on toksilisusel, sellepärast et me elame tänasel päeval pretsedenditult toksilises maailmas. Seetõttu me ei saa selle koha pealt silma kinni pigistada. Mõni võib-olla teist on kuulnud seda väljendit detox or die ja võib-olla nii karmilt ei peaks ütlema, aga kui te tahate ennast hästi tunda, siis tõepoolest on vaja oma keha detoksida ja seda on vaja teha iga päev. Ning seetõttu ongi keha puhastamine keskkonnast tulnud toksiinidest väga oluline osa Nutritional Balancing programmist. Ning järgmistes osades me vaatamegi nüüd täpsemalt seda, mida me iga selle programmi osa all soovitame, et toitumise all, lisandite all, elustiili all ja puhastamise all.